ja täna räägib meil veebiseminaril Ülle Jukk Jõgevamaalt, kuidas Jõgevamaa toiduvõrgustik toimetab ja ka sellest kodukohvikute hea tava ma ei tea, kas trükis on õige sõna selle kohta öelda, aga No juhend pigem. juhendist, jah, palun. Nii, tere päevast. Mina olen siis Ülle Jukk ja tõepoolest, et Jõgevamaa toiduvõrgustiku eestvedaja ja kui nüüd minu arvutamine ei peta, siis põhimõtteliselt jookseb 9. aasta. Ja nii nagu Katri palve oli, et ma räägin siis sellest, mida me Jõgevamaal teeme kohaliku toidu valdkonnas ja siis toidupakkumise hea tava, et tegelikult ta on alguse saanud pigem sellise avatud talude päeval toidupakkumise hea tavana, aga et teda võib siis põhimõtteliselt laiendada ka siis muudele niisugustele ühekordsetele toidupakkumistele. Aga siis hakkame pihta ja kui on küsimusi või midagi jääb ebaselgeks, et siis segage kohe kiiresti vahele ja saame siis edasi seletada. Nii, et ma loodan, et on slaid tervenisti näha ilma igasuguste ebavajalike lisadeta. Kas on, Katrini? Ja kõik on hästi näha. Ja, siis on hästi. Vot. Et teen siis kiire ülevaate sellest, et mida me oleme teinud, kus me oleme ja kõigepealt siis alustame algusest peale. Et Jõgevamaal siis kohaliku toidu teema on kohaliku liider tegevusrühma valduses või käes. Et nii on otsustatud mingil hetkel ja nii ta on jäänud ja nii ei ole põhjust ka asja muuta. Et osades maakondades see kohaliku toiduvõrgustiku loomine, hoidmine ja arendamine on olnud erinevates kätes. Et mõnel pool on seda teinud maakondlikud arenduskeskused, mõnel pool ka niisugune võib-olla ka ettevõtjate ühendus ja mõnel pool ja ütleme, et rohkem on see levinud pigem siis liidertegevusrühmade seas. Et Jõgevamaa koostöökoda siis hõlmab sisuliselt ütleme nii, et peaaegu tervet maakonda, et ülevalt Tavinurme piirkond on siis praegu meie mänguväljast väljas, kuigi ta on Jõgeva maakonnas sees ja samas on jälle Peipsiääre vallast Vana Palakant on jälle meie tegevuspiirkonnas, aga et põhimõtteliselt on kokku lepitud nii, et me tegeleme enam-vähem terve maakonnaga, et ainult seal, kus tulevad tõesti mingisugused projektipiirid ette, et siis me ei saa, aga üldine teavitus ja üldine suhtlemine ja need asjad, mis puudutavad ka turismiga seotud teemasid, et seal on mõned kampaaniad näiteks, et siis pigem oleme lähtunud maakondlikust printsiibist. Aga kõik siis algas sellest, kuidas siis praegu meie jaoks lõppeval strateegiaperioodil võeti kohalik toit üheks fookusteemaks selles suhtes, et see oli selline hetk, kui seda strateegiat ette valmistati, ütleme, et siis enam-vähem selline kümmekond aastat tagasi, et see kohaliku toidu teema ei olnud veel väga levinud. Hiidlased tegelesid sellega usinasti, Umamekk, võib-olla veel keegi, aga sellist võrgustike teemat tõesti väga ütleme nii, et ei koondatud seda, aga samas kui need erinevad liiderprojektide näited teistest riikidest, teistest Euroopa riikidest kinnitasid, et asjal on jumet ja pigem selle niisuguse kohaliku toidu ehk siis väikeettevõtjate koondamisega tegelesid pigem võib-olla sellised turismi pooled, et sellel hetkel siitpoolt kandis siis Peipsimaa turism tegelikult päris usinasti ka koondas ettevõtjaid erinevatele sellistele turismiüritustele ja nii edasi, et hakkas asi juba vaikselt looma. Ja see, kuidas ta meie strateegias siis väljendus, oli see, et otsiti ka inimest, kes siis seda valdkonda kureeriks selles suhtes, et tegeleks siis nende kohaliku toidu projektidega. Ja mul on seal üks väike viga, et mitte 2025 ei loodud see ametikoht, vaid 2015. Et seal on üks pisikene viga.
Ja 2015 viidi siis meie majas läbi ka kohaliku toidu uuring, et mida üldse ettevõtjad asjast arvavad, kas nad üldse tahaksid mingisugust sellist nii-öelda omavahel tutvumist ja koostööd arendada ja mis oleksid need teemad, mis huvi pakuvad. Nii et kui 2015. aasta lõpus, lõpupoole see konkurss välja kuulutati selle inimese leidmiseks, siis tegelikult oli aluspõhi olemas, ehk et see kohaliku toidu uuring oli tehtud, strateegias oli teema sees ja siis algas ka maakondlike arenduskeskuste PATE programm. See oli siis piirkondlikud arendused tööhõive edendamiseks ja Jõgeva maakond oli siis valinud ühe teemana, millega tegeleda, ka siis kohaliku toidu. Nii et kui ma siia tulin, siis selles mõttes oli juba natukene lihtsam toimetada, aga see tähendas, ütleme, et raam oli küll paigas, aga sisu tuli luua. Ja ütleme nii, et lihtsam oli seda teha, kuna minu tõus selleks hetkeks oli üsna nii-öelda toidukeskne, et ma olin 2010. aastast toidublogi pidanud, olin tollel hetkel ka siis ajakirja Tiiu köögitoimetaja olnud juba hea mitu aastat, pildistanud toitu, kirjutanud sellest, et selles mõttes ei olnud võõras ja ma olin ka Peipsimaa turismiga kaasas käinud erinevatel üritustel, ühe suve ka küpsetanud ühe kohviku jaoks, nii et nagu erinevad aspektid olid päris tuttavad ja ei pidanud hakkama jalgratast leiutama. Ja nii ei jäänudki muud üle, kui siis hakata kogu seda kohaliku toidu programmi ellu viima, mille algus siis oli juba teoreetiliselt paika pandud. Tegelikult asi läks päris kiiresti käima selles mõttes, et ettevõtjate huvi oli olemas ja 2017 tulid meil siis 2 MTÜ-d mängu. Ehk et loodi siis Kääpa Ott, mis siis kureerib nii-öelda Kääpa otsetootjalt tarbijale võrgustikku siis Kääpa kandis, seal Kalevipoja muuseumi juures. Ja teine tekkis siis Jõgeva Maitsed MTÜ, mis noh, ma ütleks niimoodi, et on selline ärksamate toiduettevõtjate punt, et seal on siis nii tootjaid kui toitlustajaid ja kelle jaoks oli oluline nii-öelda selline ühine esindatus, et selle slaidi peal ka fotol on üks esimesi Jõgeva Maitsete pundi ülesastumisi siis Tartu Lõunakeskuse sügisesel nii-öelda laadal, ehk et ka Jõgeva Maitsete ettevõtjatel on ühine vorm, et rohelised särgid, sest rohelist on nagu meie koostöökoja siis sümboolikas ka päris palju ja et valiti, Jõgeva Maitsed valisid seda korva rohelised, see on see, mis nagu noh, alati nagu silma torkab, et peab olema üks selline ergas värv. Nende samade särkide peal siis esiküljel on iga ettevõtte enda logo ja taga siis selja peal on siis Jõgeva Maitsete logo. Ja sellega on siis nagu sellise ühise univormiga on käidud ka päris palju nagu erinevatel müügiüritustel ja mujal. Kääpa Ott tegi ka endale oma univormi, neil on siis sellised kollased põlled, millega nad on väljas käinud, nii et tegelikult see niisugune nagu ühtne vorm on olnud oluline, et oleks seda värvi ja torkaks ka silma. Nüüd panin siia ka veel, et meil on põhimõtteliselt see ottide teema laienenud, et kõigepealt oli siis jah, Kääpa Ott 2017 ja sinna juurde on tulnud Põltsamaa Ott ja sinna juurde on tulnud eelmisel aastal, oli see juba üle-eelmise aasta lõpus, Jõgeva Ott, mida siis Jõgeva Maitsed tegelikult veab. Ja nüüd sellel kevadel on lisandunud ka Vaimastveres üks huvigrupp, kes ka tahab Otti vedada, nii et need otsetootjalt tarbijale võrgustikud on ju igal pool nagu muutunud üsna populaarseks, et nii ka meil. Ja 2018 täiesti nii-öelda kogemata ja üldse mitte võib-olla nii väga sihti silmas pidades tekkis selline tunnuslause meil nagu Jõgeva katab laua. Oli vaja ühele trükisele nagu sellist pealkirja ja jõudsime selleni, et tegelikult see on nagu täiesti õige lause,
Tegelikult ma olin seda 2016 juba, kui ma päris esimest trükist või niisugust voldikut koostasin Jõgevamaa toidust ühele või tähendab turismimesside jaoks, siis ma olin pannud selle juba pealkirjaks. Aga visuaal tekkis siis 2018. Ja ütleme nii, et tõepoolest nagu mõte on selles, et meil annab nagu maakonna väiketoidu tootjate kraamist panna kokku üks peolaud. Ainus, mida meil ei tehta, on jahu ja helbed. Selles mõttes, et maakonnas ei ole ühtegi veskit. Aga no ütleme nii, et arvestades seda tänast pilti, enamuses maakondades ei ole, et need veskid on tegelikult väga vähestes. Nii et sellepärast ei pea just tõdema, aga enamjaolt kõik toidugrupid on esindatud ja selle tõttu me julgeme seda lauset ka kasutada. Panin siia ka ühe niisuguse nimekirja nendest erinevatest projektidest, mida me oleme selle ajaga ellu viinud. Et kuna noh, ütleme sellesama liidertegevusrühm, me oleme projektipõhised, siis seetõttu ka tegelikult väga palju ka sellest sõltub. Et iga projekt on erinev, rahastus on erinev, rahastuse tingimused on erinevad, tähendab erinevatel siis meetmetel ja erinevatel võimalustel ja ka need omafinantseeringu võimalused sõltuvad siis sellest, mis liiki projektiga on tegemist. Et tõepoolest meil on olnud see õnn ja rõõm, et kui ma seda nimekirja vaatan, et me oleme saanud senimaani vist kõik projektid sellised, mis on rahastussuhtega 90-10, ehk et 90 on siis projekti toetus ja 10% on omaosalus. Et eks näe, mis tulevik toob, et tõenäoliselt enam nii soodsalt ei pääse, mis tähendab seda, et ettevõtjatele on see olnud tõesti nende võimalus õppida, areneda, vaadata, kas kõik sellised asjad sobivad neile ja ütlen nii, et sellisest nende tuumikust ja mõtlen seda eelkõige, kes võib-olla siin väga maitsetesse kuuluvad, et need ongi nagu no ütleme, et juba sellisel tasemel, kus ma ei tea, tehakse koos ka muid asju peale oma igapäevase sellise noh, ettevõtlusteemad, et tegelikult see on nagu hästi oluline. Ja ma võin nagu seda öelda küll, et see niisugune toiduettevõtjate areng võib-olla arendab ka kogu piirkonda ühtepidi ja teistpidi on ka piirkonna visiitkaardiks. Tegelikult on ükstapuha, milline ettevõtja oma piirkonna visiitkaardiks, sest kui tema toodang on kvaliteetne, see on hästi esitletud, see leiab head vastuvõttu, siis ta on kindlasti see, kes esindab oma piirkonda väga hästi ja võib-olla teeb mõnikord paremat müügitööd kui nii-öelda selleks palgatud mainekujundajad. Nii et tõepoolest, et ütleme, hea ettevõtja on ka hea mainekujundaja. Aga nüüd nendest projektidest võib-olla mõne sõnaga ka lähemalt, mis meil on olnud. Et liidersüsteemis on sellised asjad eraldatud nagu siis erinevate piirkondade koostöö meil ja ettevõtjate koostöö. Et need koostööprojektid tähendavad siis nii-öelda ühissihti mõne teise liidertegevusrühmaga ja meil on olnud väga hea koostöö Lääne- ja Hiiumaaga puhtisiklike kontaktide ja isikliku noh, niisuguse läbikäimise taustal. Et need 3 projekti on ka olnud sellised, mis sisaldavad erinevaid müügiüritustel osalemisi, õppereise ja viimane nüüd see kohalik toit on tervislik ja trendikas 2D, noh tegelikult on natuke teine pealkiri, aga et oleks lihtsam siin praegu vaadata. Et see siis kestab meil järgmise aasta nii-öelda selle liiderperioodi lõpuni ehk siis järgmise aasta esimese poolaasta lõpuni. Siis nüüd ühisprojektid Meie oma toit, Jõgevamaa toidupärandi tutvustamine avatud taludepäevast agroturismini. Meie oma toit on selles mõttes mulle meeldib, ma räägin sellest pärast ka natuke lähemalt, on siis Maaelu Teadmuskeskusega Jõgevamaa toidupärandi tutvustamine, selle partnerid on Eesti Rahva Muuseum ja Paduvere talumuuseum ja eesmärk on siis Jõgevamaa toidupärandit kui sellist uurida, tutvustada
ja see on see koht, kus me oleme saanud teha siis koostööd Eesti Rahva Muuseumiga, et teha seal siis Jõgevamaa toidupärandi seminar ja selle aasta suveks saame siis kanda vahele ka meie oma toidupärandi ülevaate, et see on siis niisugune toiduajaloo raamat. Ja avatud olude päevast agroturismini on mõte selles, et seal on partneris Jõgeva Maitsed, et väärtustada neid, kes osalevad avatud olude päeval, teha kokkuvõte, plaanime õppereisi siis Soome avatud talude päevale sügisel ja ka sellist teemakohast konverentsi sügisel. Nii et see saab olema üks niisugune ka võib-olla verstapost või kokkuvõte, kuidas edasi minna. Panin siia kõige maitsete projektid, sest ütleme nii, et me oleme teatud valdkondi katnud vaheldumisi või olnud võimalik katta vaheldumisi, näiteks Maamessil osalemist, Tallinna toidumessil osalemist ja nii edasi ja ka seesama avatud taludepäeva toidupakkumise juhend on ju tegelikult ka maitsete projekt. Nii et on olnud võimalus siis teha nagu ütleme nii, et kahe peale asju rohkem. Ja viimane, see Jõgeva Motile oma nägu, siis tähendab ka seda, et Jõgeva Mott saab oma õige logo ja lipud ja laudlinad, millega siis üritustel ka osaleda, et oleks paremini ja ühtlasemalt nähtav. Patee programmist ma alguses 3 sõnaga rääkisin, et see oli siis jah, algselt oli siis EAS-i all, aga hiljem siis Riigi Tugiteenuste Keskuse all nii-öelda selline, no kuidas ma ütlen, ettevõtlust arendav projekt, programm õieti siis. Ja kestis siis aastatel 2015–2023 ja igas maakonnas oli siis oma nagu fookusteemad. Jõgevamaa valis tookord oma fookusteemadeks siis sellise puidu-metallitööstuse, kohaliku toidu ja turismi. Et kohalik toit ja turism üsna palju omavahel ka ju nii-öelda teevad koostööd, käime läbi. Et selles mõttes seal oli ka palju ühisosa. Ja sellest sai teha siis kõikvõimalikke koostööseminare, koolitusi, ka õppereise, ka mõned inspiratsioonikonverentsid, et pigem nagu seda poolt, et selle tõttu oli ka võimalik nii-öelda neid asju võib-olla jagada, et Patee programmi pigem niisugune koolituste seminaride pool ja siis liiderprojektide alla pigem selline seal siis ka need õppereisid, erinevad müügiüritustel osalemised ja kõige rohkem sellist müügiüritustel osalemist, pean silmas siin kõik erinevad laadad, festivalid, messid, kõik muu selline. PRIA meetmes siis lühikesed tarneahelad, et Tartumaal on ju ka praegu nii-öelda see programm, projekt siis käimas, et meil samamoodi, et meil on ta siis nii-öelda 3. korda. Et oli meil 2016–2018, 2020–2022 ja nüüd siis 2024–2025. Et see on siis jah, sisaldanud varem siis peamiselt erinevatel müügiüritustel osalemist, trükiste väljaandmist, koostöökojale oleme ka sealt ostnud autojärel Haagise, mida on võimalik siis suurema hunniku igasuguse mööbliasjade vedamiseks kasutada. Ja see, mis nüüd on praegu pooleli, see 2024–2025, et seal on nüüd natuke ka teistsuguse tegevusi, et sügisel tahaksime teha ka ühe niisuguse näidisõhtusöögi, kui ma katab laua, et nii-öelda õigustada seda lauset. Kui ma lähen korraks võib-olla tagasi veel selle agroturismi projekti juurde, siis unustasin mainimata, et sealt me plaanime sügisel teha, mitte sügisel, vaid augustikuuses teha ka toiduajakirjanike sellist tutvumisreisi Jõgevamaale, et jällegi esitleda seda, mis meil on ja august on selleks ajaks või selleks tegevuseks nagu väga sobilik aeg. Me oleme ka olnud seda meelt, et me ei hoia kõike endale, kui kellelgi teisel on mõni hea mõte, siis oleme teised ka oma õue peale lasknud, ilma probleemideta. Et selles suhtes on olnud väga tore koostöö Peipsimaa kogukonna köögiga. Nii et on erinevates liiderprojektides siis Peipsil
siis veebruariti toimunud ajaloolist kalaküla, siis ka Rääbise festival sai alguse siis liiderprojektist ja on kestnud siis 5 aastat ja tänavu on ta siis festival kohaliku kala kiituseks, see on nagu laiendatud, mitte ainult rääbis, sellepärast et alguses prognoositi, et tänavu rääbise kvooti ei tule, et noh, ütleme nii, et ei saa ju reklaamida asja, mida ei ole ja selle tõttu said ka siis kõik teised kalad nii-öelda mängu võetud, mis Peipsis leiduvad. Et mis on olnud tõesti nagu väga-väga menukas piirkonna sündmus ja 22–24 oli ka selline väga tore siis projekt, kuidas tippkokkade juhendamisel koolitada meie toidupakkujaid, siis nii-öelda söögikohtade inimesed, ka nende MTÜ-de esindajad, kes tegelevad nagu aktiivsemalt toidu pakkumisega. Et siis viimane tippkoka koolitus toimubki järgmisel nädalal. Nii et saab siis see projekt ka läbi. Ehk et kui ma nagu lugesin kokku, et mis meil nagu hetkel endal on laual, et siis peaks minu arvepidamise järgi olema 5 erinevat projekti ja millega on siis kaetud kuni siis järgmise aasta esimese poolaasta lõpuni, nii et eks siis vaata, mis edasi saab, et kindlasti see võrgustiku teema ju jätkub. Ja ma panin ka neid märksõnu siia, et mida võib-olla nagu arvestada. Sest nagu ma ütlesin, et see ettevõtjate omavaheline suhtlemine ei tähenda mitte ainult siis ettevõtlusteemasid, vaid ka laiemalt ja see on mõneti ka niisugune, ma ei tea, kas nüüd elukool või ettevõtluskool või mis iganes, et ta on hästi palju nagu õppimise teema, sellepärast et olgem ausad, need väikeettevõtjad kõik ei ole ju 100% oma tööajast selle päralt. Osadel, küll suuremal osal on ka mingi teine töö, mida nad teevad. Ja nii, et sa pead tegelema nagu asjadega, mida sa hästi oskad ja neid siis arendama, mida sa nii hästi veel ei oska. Et meie jaoks nagu ma ütlesin, et seesama ettevõtja hea töö ja tema hea kaup on kohaliku mainekujunduse võib-olla üks osa. Muuseas ka Jõgeva maitsete põhikirjas on näiteks pandud neil kirja, et eesmärk on siis pakkuda kvaliteetset ja hästi esitletud toitu. Et see on tõesti nagu oluline. Samas peab nagu arvestama, et see, et just nimelt, et kui paljud teevad ka mingid muud tööd selle toiduvaldkonna kõrvalt, et need tooted tahes-tahtmata on nišitooted. Ja nende hind on natukene teine, aga see ongi see, et inimesed, kes seda valdkonda väärtustavad, need leiavad sinna oma tee ja need, kelle jaoks ei ole oluline, võib-olla kõiki polegi mõtet püüda. Ja see suurenemise teema on tegelikult ka olnud väga-väga jutuks. Mingitel aastatel ma lugesin ka kokku seda, kuidas on see ettevõtjate, ütleme selles valdkonnas tegutsevate ettevõtjate hulk nagu muutuv, et iseenesest oli huvitav, et kui muidu siin arvati, et koroona-aastad on olnud laastavad, siis ütleme nii, et tegelikult nagu toidu tootmise osas ma ei ütleks, et see oleks nii olnud, pigem on nüüd viimased aastad olnud need, kus väga mitmed muudavad oma valdkonda või lõpetavad. Et pigem mitte nagu need 2020, 2021, vaid pigem 2023, mis on olnud võib-olla oluliselt rohkem määravad ja me ei tea, mida nüüd 2024 näiteks toob. Et see suurenemise teema on ju seotud sellega, et kui palju sa saad ja tahad suureneda, et sa kedagi juurde võtad endale, et sa muudad võib-olla sellise palgavaba töö palgaliseks tööks ja kas see kokkuvõttes tasub ära ja kas see kokkuvõttes annab sulle suurema hingerahu. Et need on olnud nagu tegelikult väga sellised olulised teemad, mille üle on arutatud. Et ühtepidi nagu me kõik eeldaksime tohutut progressi, aga iga kord, kas see progress jällegi toob soovitud eesmärgi. Ja teine on see ka, et kui sa
oled oma kaubaga alati natuke defitsiidis, oled sa populaarsem, kui sul on tohutud ülejäägid ja sa oled igal pool esindatud, et niisugune väike defitsiit mõnikord teeb noh, ütleme nii, et annab parema tulemuse kui see, kui sa oled tõesti igal pool, aga see tähendab seda, et siis sa pead juba olema päris suureks läinud. Üks teema ka, mis on muutunud tegelikult viimastel aastatel probleemiks, on tooraine. Et nii mitmeski valdkonnas, et näiteks need, kes kalaga tegelevad, et kala, noh, kui tooraine hinnad on nii palju tõusnud, lihatooraine hinnad on tõusnud, et kui sa väikeettevõtjana hakkad sealt mingit toodet tegema, siis lihtsalt see lõpptulemus maksab kliendile juba liiga palju. Et siin näiteks, mis puudutab, ma ei tea, marineeritud kalatooteid, suitsutatud lihatooteid ja nii edasi, et kui sa pead selle tooraine ostma, et siis juba hakkab nagu tekkima see, et kas ja mismoodi sa seda lõpptoodet pakud, et ta oleks tarbijale ka vastuvõetav. Ja üks tegevus, mis tegelikult neid toidutootjaid viimasel ajal on, noh, ütleme nii, et ma ei taha nüüd öelda sõna paelunud, aga see on ka üks võimalus, on külastajate vastuvõtmine. Kui siin enne koroonat öeldi, kõik turismiinimesed ütlesid ei, et ärge nüüd tegelege nende asjadega ja teine, et ärge siis tegelege mitme asjaga, tegelege ühega. Siis koroona-aastad näitasid pigem, et kui sul oli mitu rauda tules, oli võib-olla kergem sellest välja tulla kui ainult ühes valdkonnas. Et need, kes on avatud talude päeva kogemusega, nendest on tegelikult päris paljud saanud julguse edasi toimetada juba sihipärasemalt agroturismi poole peal, et pakkuda siis ka külastajatele võimalust vaadata, mida tehakse. Ja see on ka üks viis, kuidas endale kliente juurde võita, sellepärast et kui inimene, kes muidu võib olla skeptiline mingisuguste toodete suhtes, ta näeb, kuidas neid tehakse, kes on pererahvas ja nii edasi. Näiteks noh, ma ei tea, Rakvere lihatööstuse või farmi puhul ei teki tõenäoliselt kellelgi mingit tohutut vajadust minna seda tootmist vaatama või vaadata, kes seal liini taga on, eks ju. Aga kui on väiketootja, siis see on alati selline, et kes ta on ja mida ta teeb ja kui sa tõesti näed seda, siis on tekkinud tõesti selliseid nii-öelda püsikliente, kes ju seda usuvad. Ja eks see on igal pool, et mitte ainult ju meil. Üks, mille poolest meie oleme võib-olla hästi õnnelikud, on see, et meil on Eesti sordiaretuse süda siinsamas iga külje all. Ja selle tõttu võin öelda ka, et teadus pole põhjust karta. Pildi peal on siis Maaelu Teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja, kes just äsja alustas oma uut 5-aastast nii-öelda valitsemisperioodi, kui nii võib öelda. Ja meil on tegelikult olnud nendega selles mõttes väga hea koostöö, et eesmärk on see, kuidas nüüd Eesti sorte ja meie nii-öelda seda toidu aluspõhja nii-öelda paremini tutvustada. Kuna Maaelu Teadmuskeskus, siis noh, vana nimega, mida kõik võib-olla tunnevad, et Jõgeva sordiaretusjaam, et see on noh, tõesti võtnud endale eesmärgiks olla toidutootmise tuleviku kujundaja, seda nii siis biotehnoloogiliste võtetega kui nii-öelda selle maa harimise poolega, kui see, et mis toitu me võib-olla tulevikus üldse sööme. Et neil on ju ka terve hunnik erinevaid projekte sellega, kuidas siis erinevaid ka unustatud ja tuleviku vilju kasvatada ja see tähendab siis ka ju toiduks kasutada, nii et see pool on meil siin enda külje all, meie kontorist 2 kilomeetri kaugusel. Nii et see on olnud tõesti nagu see võimalus, mida ei saa jätta kasutamata. Ja selle tõttu on mul hea meel, et meil on ühine eesmärk teha koostööd ja seemnefestival on üks selle väljundeid, mis on kuidagi väga hästi käima läinud. Et sellest veel natuke hiljem. Siis ka see, kuidas kohalikke sorte siis toidu valmistamisel kasutada, et kartuliga on meil selles valdkonnas jälle toredaid avastusi. Ja me oleme sealt ühisprojektist siis ostmas endale ka siis uut mööblikomplekti, millega siis erinevatel üritustel käia.
ja üks, milles me oleme mitte siis nagu nüüd otse partner või seotud pool, vaid siis on selline assotsieerunud partneri staatuses, on siis Eesti, Läti ja Soome nendesamade aretusasutuste Interregi projekt, just, et kuidas kartul ja sertifitseeritud seemnekartul jõuaks kodutarbijani, mida sellest kartulist teha, millised, teadvustada, et eri riikides on omad kohalikud sordid, mitte ei ole kõik ainult Laura ja Kaala, et seal on ka samamoodi õnn ja rõõm osaleda. Ja sellest seemnefestivalist, nagu ma ütlesin mõne sõnaga pikemalt, et mõte oli jah siis selles, et kuidas neid Jõgevamaa Eesti kohalikke sorte paremini tutvustada inimestele. Et väga paljud inimesed lihtsalt ei tea, mis siin olemas on, et need on ju tegelikult sellised sordid, mis on meie kliimale ja meie tingimustele ju kohandatud ja loodud. Ja Eestil on õnn omada oma kartulisorte, aegade jooksul on need aretatud kokku ligi 50, 47 oli see number. 2 on varsti kohe juurde tulemas. Et meil on omad teraviljad, meil on tomat, meil on sibul, Peipsi sibulast Jõgeva 3, meil on Jõgeva Nontese porgand ja nii edasi. Noh, tõesti, kurki ei ole, ausõna. Ja seda ka ei tule, aga tegelikult, ja redis on oma näiteks Jõgevas 169. Et meil on selliseid sorte, mis võiksid rohkem tähelepanu pälvida just, et ka selle kartuli teemaga, et kõik teavad Jõgeva kollast, aga peale Jõgeva kollase on terve hulk veel suurepäraseid sorte, mida kasvatada ja mis tõesti maitsevad ka väga hästi. Ja 22. aastal me plaanisime teha ikkagi nagu päris festivali, aga siis oli veel nii-öelda üks koroonalaine ja me tegime selle Facebooki grupis Seemnefestival virtuaalsena nädal otsa. Oli seal siis loenguid, oli siis seemnete müügiinfot, toiduretsepte, oli meil ajaloonurk, nii et see oli ütleme nii, et väga, väga menukaks osutus ja andis julguse, et kui me teeme siis 23. aastal nagu päris festivali, et siis mõni inimene ka tuleb. No ühesõnaga tuli kokkuvõttes üle 1000, tuhatkond inimest ja tõepoolest, et avastamisrõõmu oli palju ja kõik see kraam, mis osteti ja loodetavasti maha pandi ja see suvel siis sügisel saagina kokku korjati, et loodetavasti see kõikidele meeldis, nii et 24. aastal siis märtsi alguses oli meil kokkuvõttes siis 3. festival ja järgmisel aastal tuleb siis 4. Et oluline on seal ka see nõuande osa, et kus on siis õpitoad, on nõuandenurgad ja aiaraamatute müük ka, et kõige olulisem võib-olla ongi seesama teadurite nõuandenurk, et ei ole teist hetke, teist päeva aastas, kus kõik need aretajad oleksid valmis rääkima ja andma nõu, kuidas mida kasvatada. Et selles mõttes on see nagu täiesti unikaalne võimalus ja tulemus. Ja tegelikult Maaelu Teadmuskeskus ise samamoodi on, ütleme nii, et väga-väga positiivselt üllatunud selle nii-öelda menust ja ürituse vajalikkusest ja ütleme nii, et nemad jätkavad seda ka ilma igasuguste nende projekti toetusteta ka edaspidi. Et panin siia siis ka mõned pildid siis möödunud aasta seemnefestivalist, et lisaks siis jah, nendele nii-öelda erinevatele siis kartuli- ja köögiviljaseemnete müügile, seal oli siis ka mängus murusegusid ja kõike muud, oli ka erinevad mullad, nagu ma ütlesin, ka need aiaraamatud, ka kohalikud toidutootjad pakkusid oma kaupa, süüa sai, needsamad õpitoad, hästi populaarne oli õunapuude lõikamise õpituba, näiteks lisaks kõikidele muudele, mis olid seal permakultuuri teemadest ja nii edasi. Kartulite näitus, ka kartulite degusteerimine, erinevate sortide degusteerimine, et see on nüüd jällegi see, et kuidas me saame nagu ühendada jõud, et sellist Eesti asja paremini ajada.
ja kui ma nagu neid teemasid vaikselt kokkupoole tõmban, et mis see toiduvõrgustiku kogemus siis on, et ma ütleks niimoodi, et kõige alus on usaldus kahepoolsena. Et ühtepidi on see, et ma usaldan neid toidutootjaid, kes tahavad areneda, kes tahavad koos toimetada ja nemad usaldavad mind, et me saame seda teha ja neid võimalusi otsida ja luua. Nii nagu ma ütlesin, et ettevõtja ei ole ainult oma toote müüja, ta on kogu piirkonna müüja, seesama visiitkaart ja sellega nähakse vaeva, et kõik ka needsamad koolitused ja õppereisid, et minu meelest need õppereisid on nagu hästi-hästi olulised selles mõttes, et sa näed, mida mujal tehakse ja ka suhtled omadega. Et sealt on nii mõnigi hea mõte välja koorunud. Ja üks, mis on nagu hästi oluline ka, et kui me oleme nendel müügiüritustel nagu ühistendidega väljas käinud või kambakesi väljas käinud, iga kord ei saa ka päris niimoodi, et kõik on kõrvuti, et on selliseid üritusi ka, kus ollakse eraldi, aga siiski nagu ühise nimekirjaga. Et siis on ikkagi see, et ollakse nagu selle meie all väljas, et mitte siis ainult mina. Et see on ka nagu hästi-hästi oluline. Ja iga kord ei pea siis olema see kõik ka nii surmtõsine, et sellest nende ütleme võrgustikest näiteks Peipsi Toidu tänav, see 175 kilomeetrit, mis on augusti teisel poolel, et meil on juba hea hulk aastaid olnud väljas 2 kohta. Peipsi mere Mirage siis maitsete pundi niisuguse pop-up restoranina ja teine on siis Sadamalinn nagu laiemalt, aga see laiemalt on meil juba nii-öelda mitu aastat ulatunud isegi Põlvamaale välja, et näiteks Kodas käib meiega aeg-ajalt, nii et oluline ei ole mitte see ainult, et kes on sul päris nii-öelda kilomeetrite mõttes ümber, vaid pigem see, et kellega on nagu tore koostööd teha. et ega me oleme siin Tartumaa omadega ka ju koos toimetanud Mõis ja Preili pagariga päris pikka aega ja nii edasi. Üks on ka kindlasti selline oma kompetentside kasutamine, arendamine, et kellel on mingid oskused mingis valdkonnas, mis tulevad nii-öelda eesmärkidele kasuks, siis see on kindlasti see, kus ei saa ka jääda ainult ütleme nii, et varjata neid pikka aega, jääda üksinda, vaid et see on jällegi see, et kes teab midagi, kes teab kedagi, et kuidas siis paremini edasi minna. Ja räägime küll hästi palju juhustest, aga minu jaoks on nagu pigem need sellised toredad kokkusattumised, et igal asjal on oma aeg. Kui midagi ei õnnestunud, järelikult ei olnud veel aeg sobiv, et võib-olla teinekord on moment. Et näiteks seesama toidupärandi ülevaate raamat, et me olime kunagi seda arutanud, võib-olla see võis olla kas mingi aasta 2017 või umbes niimoodi või 18, aga ei olnud selleks sobivat aega. Aga kui koroonaaeg lõi kõik sündmused lukku, tekkis selle võrra aega süveneda ja nii oli selle käsikirja nii-öelda koostamise sobiv hetk täiesti olemas, nii et on lihtsalt igal asjal oma aeg. Ja kui nüüd mõelda seda, et kuhu nagu edasi minna, et eks kindlasti teatud tegevused jätkuvad, aga üks on kindlasti selline ka nii-öelda see piirkondlik koostöö, et me oleme praegu katsejänestena siis Eesti Maaturismi ja EPKK-s, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja osalisel ühes Interregi projektis, mis siis tegeleb sellega just nimelt, et kuidas toidutootjatele seda agroturismi poolt juurde pookida, seda õpetada, seda arendada. Ja meilt on siis 5 ettevõtet, kes on siis nii-öelda üksikettevõtetena katsejäneste staatuses ja uuel aastal siis õigemini 24 sügis kuni 25, siis ka nii-öelda see Jõgemaa katab laua toiduvõrgustik, et need võrgustikutegevused, et neid laiendada ja vaadata üle ja kus me oleme ja seda nii-öelda siis nii kriitilise kui tulevikku vaatava pilguga.
meie uues strateegias nüüd jah, see kohalik toit sellisena päris ei jätka, kuid ta jätkab nii-öelda võrgustiku staatuses, ettevõtjate koostöö staatuses ja agroturismi staatuses. Et selles mõttes lihtsalt need, kuidas ma ütlen, need eesmärgid on võib-olla fookustunud paremini, et praegu ta oli lihtsalt üldisem, aga pigem võib-olla siis niimoodi. Nüüd avatud talude päevast, et jah, et kui me jõuame selle juhendini, et avatud talude päev on olnud see koht, kus ettevõtted saavad harjutada külastajate peal noh, ütleme nii, et oma vastuvõtuoskusi, kes paremini, kes halvemini, kes õpib rohkem, kes osaleb ühe korra, kes osaleb korduvalt, kellele on see hakanud meeldima ja kes ilma enam lõpuks ei saa. Et Jõgevamaalt ei ole olnud tohutult palju osalejaid, et meil on olnud selline 10 pluss osalejat enam-vähem. Ja suurem osa nendest on moel või teisel seotud toiduga, kas siis tooraine kasvatamise või midagi taolist. Et see on jälle just nimelt see agroturismi harjutamise alus. Ja kui nüüd Jõgeva maitsetega mingil hetkel siis mõtlesime, et mis on nagu see, millest on nagu puudus. Ja see oli tõepoolest kuskil selline 18-19 ja sai mõeldud selle üle, et need, kes on tegevad muus valdkonnas, ei ole iga päev toiduga seotud. Et nende jaoks on tegelikult palju sellist valget ala. Nad ei ole lihtsalt teadlikud, et meie nii-öelda toiduseadused ja ka Põllumajandus-Toiduamet tegelikult aktsepteerib ju sellist ühekordset toidu pakkumist ilma ennast nii-öelda arvele võtmata, ilma registreerimata, ilma teavitamata. Et sa pead tegelikult arvestama sellega, et sa pakud oma külastajatele kvaliteetset ja maitsvat toitu, häid toidutooteid, aga sul peab olema siiski teatud raamistik ja teatud kontrollimehhanisme, et kui midagi kellegagi peaks juhtuma, et on võimalik need ahelad läbi vaadata ja hinnata olukorda. Ja sellest siis, kõigest sellest mõttevahetusest siis sündiski see mõte, et teha niisugune toidupakkumise hea tava avatud talude päeval. Ja nagu ma ütlesin, et need ühekordsed toitlustamised, neid on ju veelgi, et ka needsamad kodukohvikute päevad ja nii edasi, et nendele, kes ei ole siis iga päev toiduga seotud, oleks võib-olla natukene lihtsam toimetada. Ja kuidas see siis sündis, et üks olid siis omavahelised arutelud ja vaatlused ja kogemused, et kes ise olid osalenud avatud talude päeval, kes olid külastajatena osalenud, kes kõrvalt vaadanud, et kõik see pool ja möödunud sügisel sai käidud siis ka Ahvenamaa avatud talude päeval septembris, vaadata, kuidas neil on ja tegelikult ütleme, et see Ahvena, noh, minul oli see juba siis teine või koguni teine kord oli käia avatud talude päeval Ahvenamaal. Et nagu sa vaatad seekord nagu neid asju hoopis teise pilguga, kui lihtsalt külastajana, et nüüd sa vaatad seda oluliselt kriitilisema pilguga. Ja selle kohta ma võin lihtsalt remargi korras öelda, et ma ütleks, et meie avatud talude päeval tänaseks juba see toidupakkumine on kokkuvõttes kvaliteetsem ja ka noh, ütleme turvalisem võib-olla tõesti kui mitmel pool mujal. Tänasel päeval ollakse ka rohkem teadlikumad, aga see ei muuda asja. Nii et sai sinna niisugusse 4-leheküljelisse juhendisse pandud need põhiasjad paika, ehk et milline on sellesama toidukäitleja vastutus, toidu märgistamine, ka see, et kui sa müüd kaasa mingeid asju, siis ei tohiks see olla päris põrsas kotis, sellepärast et teatud asjad peaksid olema igal toidutootel peal, mida arvestada toidu valmistamisel, menüüs, kuidas neid asju müüa ja just, et see toiduohutus oleks tagatud, et see on tegelikult ju kõige alus. Ja mõnes soovitused ka selles osas, et mida võib-olla vaadata enne selle sündmust, mida teha sündmuse ajal ja pärast,
ja mitte unustada ka oma meeskonda, kes sellel päeval on kokku aetud ja peavad tegelikult ju väga rasket tööd tegema. Et seal on hästi palju aspekte, mida arvestada ja nüüd tegelikult, kui nagu noh, ütleme niisugune dokument on, võib-olla isegi peaks mõtlema sellise nii-öelda checklist'i peale. Ma tean, selles samas agroturismi Basili projektis on see mõte, et kui inimene või noh, ütleme, et selline ettevõte, kes iga päev ei ole turismiga seotud, teeb seda ikkagi aeg-ajalt, et tal on olemas üks niisugune kontrollleht, kus ta linnutab oma ridu, et lihtsalt, kui sa iga päev asjaga ei tegele, sul ei pruugi kõik meeles olla. Ja seetõttu niisugune kontrollleht tegelikult võib-olla aitab palju enam kui mingisugune pikk juhend, et pikast juhendist saad sa vaadata, kui on midagi täpsemalt tarvis, aga et selline kontrollleht aitab meeles hoida seda, et mis on vaja olnud teha, mida ma pean tegema, mida ma võin teha ja mida ma ka pärast teen. Et see juhend on leitav koostöökoja kodulehelt ja kui iseenesest ma võin ta isegi siia siis kas või panna nii-öelda sellesse chati, kui ma nüüd selle esitluse kinni panen. Aga lõpuslaid ongi siis sellest, et kuidas noh, minu meelest niisugune hea klapp, et sa võid omavahel suhelda mitte ainult tööpäeva piires, vaid ka kas või kell 11 õhtul mingeid asju kirjutada, kui kellelgi mingi mõte tuleb, et ei ole üldse midagi hullu ja et ka see usaldus nii-öelda kahepoolselt on nagu niisuguse hea koostöö alus. Aga siinkohal ma võib-olla selle oma jutustamise lõpetan ja panen selle stop share ja kui on küsimusi, et siis saame juba sellest rääkida. Kas kellelgi on küsimusi? Ma küsin siis soojenduseks ise kõigepealt. Et kui palju teil neid liikmeid või võrgustikus inimesi Ütleme umbes niimoodi, on? et see nii-öelda Jõgeva toiduvõrgustik ei ole piiritletud. Selles mõttes, et ta on pigem nii-öelda, ta on nii-öelda muutuv. Selles mõttes, et see on põhimõtteliselt meililist, kus on siis nii toidutootjad kui toidupakkujad, kes vähegi nii-öelda aktiivselt tegutsevad. Ja selles mõttes see varieerub, aga ütleme nii, et see adressaatide arv on sinna kusagil, ütleme nii, et mingi umbes 45, noh pluss-miinus. Et see tõesti nagu aastati muutub. Umbes niimoodi. Aga mis maitsete MTÜ-d, et kui ma ütlesin, et see on võib-olla niisugune edumeelsemate või aktiivsemate ettevõtete kogunemiskoht, et seal on küll kirjas Kuraditosin 13, kõik nendest paar tükki nendest hetkel ei tegutse, aga ütleme nii, et võib-olla kokku üks 10 on need, kes on sellised aktiivsemad. Aga kas teil nad on, kas mingid sükest kartulikasvatajad või mingid selliseid tootjaid ka on, kes sükseid suuremas koguses mingit ühte kultuuri või? Ütleme niimoodi, et me ei ole sinna võrgustikku isegi väga kaasanud neid ainult tooraine tootjaid. Tooraine kasvatajad siis, vabandust. Et need, kes on kartulikasvatajad või porgandikasvatajad, et pigem on seal ikkagi need, kes midagi juba teevad. Et pigem nagu niipidi. Okei. Ma vaatasin, Triin vahepeal küsis, et kas saab need slaidid ka, et ma küsin siis need slaidid pärast ja siis ma saadan edastan. Siis on olemas lisaks sellele salvestusele. Just. Kas me muidu, ma saan, see on küll jah, avalik dokument, see juhend, et kui aktiivselt me seda jagada võime? Selles mõttes, et kui see sobib,
ja kui sellest on kellelegi kasu, siis lahkelt panin ta praegu siia chati ka lingina ja panen siis, kui ma saadan Katrile need slaidid, siis panen selle lingi veel eraldi. Ütlen selle tõttu ka meie kodulehe all, et kuna ega maitsetel endal ei ole kodulehte, neil on Facebooki leht, et siis on see, et seal see kipub nagu ära kaduma, et pigem on see, et veebilehelt on seda alati võimalik kätte saada. Väga hea. Mul on tunne, et rohkem vist siin ka küsimusi ei ole, aga ma arvan, et me peaksime tulema teile külla mingi aeg. Jaa. Et tegelikult ei ole ju pikk maa tulla ja teil on seal ka palju huvitavaid tegijaid, et siis saaks nagu lähemalt ka tuttavaks. Ja meil on ju mitmed, keda me ka üksteisega jagame. Ja, seda ka.